Siin vaatame natuke kruvipumpasi ja kuidas nad töötavad. Kruvipumbas toimub vedeliku transpordid läbi pumba pikki pumbatelje piknevate kruvisoonte. Pumbal on 2 või 3 omavahel hambuvad eri profiiliga kruvi, vaata joonist, mis paiknevad tihedalt pumba korpuse ja on omavahel hambumises. Üks kruvidest on vedav ja saab pöörlemise pumba ajamilt. Pumba sisendis kruvisoontes antamine vedeliku haaratsi pöörlevad kruvide poolt kaasa ja transportiks pumba surve poolde. Kui vedelik jõuab pumba surve poole, tekitakse sealses piirkonnas ruumi tõttu vedeliku rõhk. Vedeliku tagasivoolu surve poole takistavad nii kruvisoonte profiil kui minimaalne lõtk kruvi ja pumba kere vahel. Konstruktsiooni järgi võib kruvipumbad jagada 1-kruviliseks, 2-kruviliseks ja 3-kruviliseks pumbaks. Masina ehituses leiad enam kasutades 3-kruvilised pumbad, mille keskmine kruvi on vedav ning äärmised kruvid on tihenduskruvid, mis vähendab vedeliku tagasivoolu surve poolele imemispoolelt. Vedeliku transpordi ja surve tekitamine pumbatelje suunas esitavad kõrgendatud nõuded pumba kruvide tugilaagritele. Vedeliku liikumine läbi pumba on ühtlane ja tagab pumba stabiilset jõudluse. Pumba tugilaagrite koormuse vähendamiseks kasutatakse kahepoolset imemisega pumpasi, mille imemisavad on pumba mõlemas otsas surve alla pumba keskel. Pumbalt saadav rõhk võib uvaldada 160–200 baari, pöördejõudlus kuni 500 või 630 kuupsentimetrit. Pumba kasutegur on suhteliselt madal, 0,7 või 0,8. Kruvipumba heaks küljeks võib nimetada müratu töö, suur ja ühtlane jõudlus, pikk tööiga, suur hõõrendus imemispoolel, vähene tundlikkus gravitsioonile, võib vahetult ühendada kiirekäigulise mootoriga, sobib viskoossete ainede pumpamiseks. Puuduseks võib pidada suhteliselt kõrget hinda, madalat kasutegurit ja abikruvide mõjuvad suurde telgijõudu. Nagu hammasraata puhul ei ole kruvipumbal reguleeritavad. Nad sobivad kasutamiseks olukorras, kus on nõutud vähene müra tasemega ja ühtlane jõudlusega pikaline pump. Kruvipumpade kasutamine piirab nende suhteliselt kõrge hind ja madal kasutegur.